täna on nii, et ma ei hakka sellist palmipuude pühade lugu ümber jutustama, vaid jagan nagu seda sõna, mida olen issanda käest saanud ja sellepärast olgu see nõnda. Mõned sellised seosed nagu selle koha pealt ütlen, et vaata, Jeesus tuleb Jeruusalemma, ta tuleb eesli seljas, ta tuleb sellise rahukuningana. Ta ei tule sõjaratsuga, nii nagu me ilmutuse raamatust teame, et ühel päeval on ka see, kus ta tuleb selle valge hobuse seljas ja siis läheb ikka päris suureks võitluseks lahti ja kutsutakse kõiki seal söömaajale. Seda võite sealt ilmutuse raamatu lõpupoole lugeda, täna me seda lugema ka ei hakka. Aga nüüd on nii, et kui Jeesus tuleb, siis on tal nagu üks selline kurbus selle asja koha pealt. Et Jeruusalemm ei tea, mis nendel läheb nende rahuks tarvis. Nad ei tea seda. Jeesus nutab lausa selle pärast. Ja praegusel hetkel on nii, et maad ja rahvad ei tea, mis nende rahuks tarvis läheb. Nad arvavad sedasi, et rohkem relvi ja neid asju, et see on meie rahu. Et saaks veel tuumarelva ja vaata, kus siis oleks veel rahu. No ütleme, et see on tagurpidi asi. Tegelikult meie rahuks läheb tarvis issandat Jeesust Kristust ise. Ja sellepärast, aga inimesed ei mõistnud sedasi, nad lihtsalt selle, võiks ütelda, selle rahuallika püüdsid lihtsalt ära hävitada, ära lükata. Ja sellepärast, kallid, see on nii, et täna igaüks kes me võime mõelda ka nagu oma elule, mis meile rahuks läheb tarvis. Kui su südames on rahutus, siis sinu rahuks on vaja tegelikult issandat. Tema on su rahu. Ja see on nii, et lihtsalt pead paluma sedasi, et issand, aita sind niimoodi vastu võtta, et ma saaksin selle rahu, mida sina oled jätnud, mida sina oled andnud. Sest et issand ei teinud mitte sugugi nalja. Ta ütles, et siin elate selles kurjas maailmas, aga ma annan teile selle rahu nõnda. Et sellisel moel, et nii nagu Jeesus ise elas siin selles maailmas, on torm ja ta magab paadis. Ja sellepärast mitte mingisugust muret ei ole, jüngrid ajavad üles, kuule, meil on väga ohtlik olukord, aga temal ei olnud ohtlik olukord, sellepärast et tal tegelikult oli rahu südames. Ja mitte mingisugust lugu ei oleks juhtunud, kui nad ka Jeesust poleks üles ajanud. Sellepärast, et kindel on see, et kui on Jeesus seal paadis, siis see paat ei hukku. Ja sellepärast kiitus Jumalale, või kui hukub, siis nad läheksid vettpidi kõndides ja vahet ei ole, aga igatahes nendega ei juhtu mitte midagi, paadiga võib ju juhtuda teinekord ka midagi. Aga olgu sellega nii on. Aga täna näed, oleme meie sellises ajas, kus me kuuleme tegelikult väga palju nagu ütleme sõdadest ja sõjasõnumid aina laienevad ja sellepärast on nii, et täna on eriti nagu see tähtis küsimus, et mis läheb meile rahuks tarvis. Ja sellepärast täna olen saanud ühe sellise sõnumi, et ma põhimõtteliselt räägin nagu sõdadest ja need õppetunnid, mis on just Jumala sõnas. Täitsa selge on see, et ei hakka mina rääkima siin nendest sõdadest, mis praegusel hetkel käivad. Sellepärast, et neid tõlgendatakse ja räägitakse ja no vaatame, kuidas need tulemused tulevad ja ma usun sedasi, et nii, kuidas Jumal lubab, need asjad lähevad. Ja ühel hetkel, kui see on nagu ajalugu on koos, siis võib-olla need muutuvad ka näiteks. Aga praegusel hetkel on see nii, et see asi on poole peal ja meil ei ole mõtet tegelikult, ütleme nende mingis mõttes vahest ka sellise valeinformatsiooni põhjal, mida just ka sageli sõdade ajal levitatakse, tehakse nüüd mingisuguseid järeldusi teha. Täna on seda nagu vara teha veel. Ja sellepärast vaatame, kuidas need asjad lõppevad. Aga põhimõtteliselt on nii, et issand ütleski, et jaga sina tegelikult nendest sõdadest, mis on Jumala sõnas. Ja sealt on õppida nagu ühte sellist seaduspärasust, et kuidas nagu asjad algavad ja kuidas lõppevad. Seal on ka sellised teatud erandeid, et alati ei ole. Põhimõtteliselt on üks sarnane asi on, mida võib leida, kui hakkad nendest sõdadest lugema, et see, kes alustab sageli, see sageli saab ka kaotuse. Kes alustab, saab kaotuse. Andrei Zapovalov, ta lihtsalt tuli praegu siin ülistuse ajal, tuli veel meelde, ta kord ütles, et ta rääkis nagu oma naisega suhtlemisest, et ei tasu seda alustada oma naisega, et tal on neid väljendeid rohkem, et ma jään hätta, kui temaga hakkad vaidlema selle pärast, et parem ära hakkad. Ja sellepärast, et ta leidis sedasi, et ei tasu alustada, läheb paremini, kui ei alusta. Ja sellepärast täna ka, et mõtlen, kõige paremini läheb, kui sina ise ei alusta seda. Ja sellepärast on see kõige parem asi, mis olla saab. Ja sellepärast on see nii. Ja et me ei käituks niimoodi välja kutsuvalt, et seda sõda esile kutsuda ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me täna võiksime nagu selle koha pealt õppida. Ja see on, et meie isiklikuks eluks on see vajalik, et rahu oleks meie kodudes ja meie töökohtades ja meie naabritega ja see kõik on lihtsalt nagu ühe sellise meetodi järgi tegelikult ka ju lahendatav asi. Nüüd on nii, et
et nagu ütlesin, et praegustest sõdadest ei hakka rääkima, aga kellel kõrv on kuulda, see kuulgu, mida siis vaim kogudusele ütleb ja ei ole midagi uut siin päikese all ja sellepärast kõik need vanad näited, mis on piiblis, on meile õnnistusega kasuks. Hiljuti üks õde Kristuses, kes ei käi siin, on mujal ühes koguduses, tuli mulle vastu ja kaupluse ukse vahel ja ütleb sedasi, et Toivo, et ma kuulan küll, mis sa räägid, et ma saan aru küll, mis sa seal läbi lillede räägid. Ja sellepärast on see nii, et kallid, ja ma ei tea, kas te saate aru või ei saa. Palu arusaamist, et sa saaksid aru, mida Jumal räägib. Sellepärast, et ega kõiki asju ei räägita otse. Kõiki asju ei räägita otse, sellepärast me elame siin, kuidas ütelda, selle vaenlase territooriumil, kus saatan selle maailma vürst on valitsemas. Aga meil on tegelikult see sõnum, see tarkus, kuidas rääkida ja millisel moel nagu neid asju seletada. Teile on antud mõista taevariigi saladusi, nii nagu Jeesus oma jüngritele ütleb, et nendel ei ole, nemad mõtlevad teistmoodi. Ja sellepärast, kallid, me oleme täna tegelikult selle koha peal, et me võime õppida sellest, mida issand räägib meile, kuidas ta avab meile nägemist ka mineviku sündmuste koha pealt. Hoiatavad lood Iisraeli elust väga selge meile, kellele lõpuajad kätte jõuavad. Meil on võimalus tegelikult nendest vigadest tegelikult õppida ja see tuleb õnnistuseks ja kasuks. Aga nüüd on niimoodi, et mul on terve rida neid sõdasid läbi loetud ja ma ei tea, kui palju ma jõuan rääkida, aga midagi ma räägin. Ja esimene sõda ma olen nimetanud seda, et see on Eeli sõda. Olgugi, et võib-olla päriselt ei ole seda õige nagu nimetada, aga see jääb Eeli aega ja see on 1. Samueli raamatu 4. peatükk. Ja lihtsalt täna teeme nagu sellist, võiks ütelda, mingis mõttes nagu analüüsi, vaatame, kuidas on kirjutatud ja teeme selliseid kokkuvõtteid, kuidas me neid asju tegelikult siis ka näeme. 1. Samueli 4. peatükk on selline lugu, et Samuel on selline, võiks ütelda, uus Jumala sõna jagaja, kelle kätte Jumal on nagu kõik andnud ja tema kaudu tuleb sõna kogu Iisraeli kätte. Ja nüüd on niimoodi, et siin otseselt ei ole öeldud sedasi, et kust see tõuge tuli, et Iisrael sellel hetkel sõtta läheb. Aga nad lähevad, poole salmi pealt on öeldud, ja Iisrael läks sõtta vilistide vastu. Siit saame ühte välja lugeda, et sinna sõtta mineku algatus oli tegelikult Iisraeli käes. See on üks selline Iisraeli algatatud sõda ja lähevad siis just vilistide vastu. Vilistid ka vaatasid, et kui juba tapluseks läheb, nemad seadsid ennast ka siis valmis seal, teine salm räägib sellest ja teate, kui sõjaks lahti läks, siis juhtub see, et tegelikult kaotajaks on esimesel hetkel Iisrael. Ja nad kaotavad ligi 4000 meest. Nad on muidugi väga ehmatanud sellest, läheme sõtta, ja miks me sinna kaotama läksime? Mis pärast laskis issand meid täna vilistidel maha lüüa? Mis pärast ta laskis maha lüüa? Ja siis nad mõtlesid sedasi, et ega nad seda nagu Jumala käest ei küsinud. Nad nagu omavahel arutasid, et mis pärast see praegusel hetkel oli. Ja nüüd nad arutavad ja leiavad, et kuule, lugu on selline, et kui issanda seadusel aegas oleks meie juures ja meie keskel, ja et see päästaks meid vaenlase käest. Ja nad leiavad, et nüüd on niisugune asi, et vaja see seadusel aegas tuua. Nad lähevad siilosse, toovad seal selle seaduse laeka, võtavad mõlemad Eeli pojad, kes olid selle seaduse laeka juures, laekaga pidid olema ju need ikkagi vaimulikud ja Eeli oli vana, aga need ta pojad olid seal teenistuses. Ja nüüd Ofni ja Pines tulevad ka kaasa ja lähevad siis uuesti. Teate, siis on tohutu eufooria. Kas me vahest näeme eufooriat kuskil praegusel ajal? Ikka näeme küll. Osad on ikka niisugused jutud, et me on kõik ära võitnud ja muudkui võidame veel. Sest, meiega on seadusel aegas ka veel, eks. Maa kõmas tegelikult nagu sellise olukorra juures, kui Iisrael nägi sedasi, et praegusel hetkel, hea küll, need 4000 läksid, aga meil on praegusel hetkel seadusel aegas ja nüüd me oleme uuesti. Ja nüüd on hoopis teine olukord. Vilistid ehmatasid ka ära, sest et tegelikult vaata see selline, teiste selline, ütleme, rõõm, selline siukene eufooria, mis seal nagu esile nagu tuleb, see oli nagu tegelikult neid nagu parasjagu tegelikult ehmatamas. Sellepärast, et see on nagu selline, ütleme, et see on kõrgendatud meeleolu, millel alati tegelikult mingisugust alust ei ole. Ütleme, kui nii ütelda sedasi. Ja selline kõrgendatud enesehinnang, milleks ka mitte mingisugust alust ei ole. Sest et vaata, kui sa ise enda jaoks välja mõtled, et ma olen igavene äge ja lihtsalt oled rõõmus selle oma ägeduse üle, tühi asi. Aga ütleme, et seda juhtub ikka siin maailmas ja me näeme, et Iisrael sellel hetkel leidis sedasi, et kuule, et meil on küllalt selleks õigust, et täpselt niimoodi mõelda ja täpselt niimoodi rõõmus olla.
no nii, vilistid olid väga mures, ütlesid, häda meile, kes meid nüüd päästab nende rõõmsate inimeste käest, kes seal nii julgelt meile kallale tulevad. Ja vilistid sõdisid vaprasti. Ja juhtus see 10. salm juba ütleb sedasi, vilistid sõdisid ja lõid Iisraelist maha 30 000. Aga mis laekal oli viga või? Ei, laekal ei olnud mitte midagi viga. Sest et hiljem me näeme, kui vilistid veel selle laeka ära röövivad ja üldse enda kätte võtavad. Siis laegas oli laegas, see tegutses nii, et taagonid kukkusid ja vilistidel oli selle laekaga oli tegemist. Aga Iisraeliga nendel tegemist ei olnud. Sest seal oli 2 asja. Laegas oli üks asi, Iisrael oli teine asi. Ja sellepärast on see niimoodi, et me vahest paneme kokku, et meil on see Jeesus ja me võime siuksed olla, et kallid, kontrolli ikka järgi, et see Jeesus, kes sul justkui nagu laekana kaasas on, kas ta ikkagi on sinu eest sõdimas? Või ei ole. Ja sellepärast on see nii, et alati ta seda ei ole. Lihtsalt me näeme sedasi, et sellel hetkel mitte miski ei aita. Ja juhtub hoopis see, et Iisraelist lahkub au. Pinea see naine sünnitab just sellel ajal, vaata kui need sõnumid tulid, see pani selle sünnitusega käima. Ja ta paneb siis sellele oma pojale nimeks Ikabood. See tähendab, et au on lahkunud või ilma auta. Sellepärast, et vaata sellel hetkel oli nii, et Iisraeli au võeti ära. Ütleme, nende see seadusel laegas ja kaotus oli ka ja mitte mingisugust, võitu ju selles asjas ei olnud. Ja sellepärast oli väga tegelikult raske hetk. Eeligu, kui ta kuuleb seda lugu, kui talle tullakse ja tuuakse seda sõnumit, et üks, kes seal põgenes sealt vilistide eest ära ja räägib, et rahvakaotuski on suur 17 salm ja et ka su mõlemad pojad on surnud ja jumala aegas on ära võetud. Põhimõtteliselt on, teate, milles lugu. See ei juhtunud tühja koha pealt, see kaotus. Sellepärast, et seal on niimoodi, et kui pisut eestpoolt lugeda, me näeme sedasi, et jumal läkitas tegelikult ühe jumala mehe 1. peatüki 27. salmist nagu sellise hoiatuse tegelikult Eeli juurde, ütles, et kuule, teate, et kui teie elus on asjad halvasti ja sina austad oma poegi rohkem kui mind ja kõik need asjad on niimoodi, et siis arvestage sellega, et lihtsalt selle kaotuse te saate, et kogu tema just Eeli soole oli kuulutatud kaotust. Ja see kõik, see 27-36 salmid, millest siin 1. peatükis on räägitud, eks need lihtsalt hakkasidki täituma ja sellepärast nii ta on. Elati, kuidas ütelda, julgelt, jumala kartmatult, mitte jumala kartuses. Astuti seadusest üle, ohvritega käituti valesti ja see tegelikult tõi karistuse. Ja sellepärast, kallid, mis on ühe riigi ja rahva kõige suurem julgeolekuoht, on see, kui elatakse pattudes. Teate, mind lausa häiris see, kui ma kuulsin sedasi, et Soome ülemkohus praegusel hetkel. Praegu siis tegi ühe otsuse ühe selle päivi kohta, kes seal oli piiblisalmi tsiteerinud ja ütelda, ta on sellega ühte meelt, mis puudutas neid samasoolisi ja praegu Soome kohus mõistis seda praegu süüdi. 2 kohtuastmed ikka kandsid talle nagu armu, ütles, et kuule, et ikka piiblit võib lugeda ja et ei pane nagu selle inimese süüks seda asja, et piiblis niimoodi kirjutatud on, kui sa seda sealt lugesid. Aga nüüd see kõige kõrgem kohus tegi seda, on seda vaja. Aga teate, kus patu mõõdu täitmine käib? Milleks? Mis on juhtunud? Miks on juhtunud sedasi, et meil on praegu seda vaja? Ma saan aru, et võib-olla, et kui keegi kaebab kohtusse, seal on kuud ja päevad ja sedasi edasi lükata. Aga kuule, tegelikult jumala kartus võiks võitu saada ja sellepärast on see niimoodi, et vaatame, niimoodi tegelikult kogume seda patumõõtu riikide ja rahvastena ja eks me Eesti rahvas on samamoodi oma rumalusi teinud oma seaduste ja värkidega aga kallid, jumal on pika meelega, aga vaata ühel hetkel on niimoodi, et nagu Eeli sugu oli ka ühel hetkel seda, aga nüüd on tegelikult selline asi käes, et hoiatati ette seda noort Samueli, ta oli esimene niisugune jumala kuulmine, ütles, tead, et nüüd hakkavad juhtuma sellised lood, mis panevad kõikide tegelikult kõrvad kumisema, kui sellest räägitakse. Ja sellepärast teda valmistati lihtsalt ette, et selline kohutav katastroof on tegelikult Iisraeli jaoks tulemas ja sellepärast Samuel oli nagu selle koha pealt oli ette valmistatud. Ja sellepärast on nüüd niimoodi, et üks sõda on me silmades olnud. Mindi sõtta, taheti vilistidele seal ikka kohta kätte näidata, aga tegelikult ise said oma koha kätte, said kaotusosaliseks ja au oli lahkunud ja laegas oli läinud ja ütleme, väga raske lugu. Ja üldse see lugu edasi, kui ta läheb, pärast on niimoodi, et vilistid ei taha ju seda laegast ka seal, sest see, põhjustas neile väga palju probleeme ja nüüd nad otsivad võimalust, kuidas siit tagasi saata, teevad uue vankri ja lehmad viivad ja seal terve pikk lugu, eks. Aga siis on niimoodi, et seal on see Beet-Semesis on, kui see laegas on tagasi tulnud, seal inimesed vaatavad 50 000 meest, kes vaatasid sinna laeka sisse, et lihtsalt oli huvitav seda vaadata, need kõik surevad.
vaata, milline lugu tegelikult sündis. Nüüd veel see mu kallis laegas, millega me sõtta läksime, see tagasi tulles tapab veel rohkem ära. Vaata, milline, ütleme, et see oli jumala kartmatus, seda ei tohtinud. Aga praegusel hetkel oli niisugune lugu, et aga vaata, see võimalus meil tegelikult on. Kallid, ärge tehke seda, mida ei tohi. Ja kui tegite, tunnistage ülesse, vähemalt paluge armu. Sellepärast, et see vahest on niimoodi, meil on niisugune tahtmine, et tahaksime igasugu asju teha, et see, mis on nagu keelatud, et see on nagu eriti magus, et teeks seda. Aga näete, keelatud asjade tegemine toob suured õnnetused ja nii, et tegelikult väga kurb lõik Iisraeli ajaloost, mida peame meelde tuletama, aga see on õppetund ja sellepärast on kallid nii, et me võime tagantjärgi lihtsalt sellest õppida. Ette ei kõlba patt, peab jumala seadusi pidama ja siis läheb üldse hästi. Nüüd on nii, et üks teine sõda, järgmine sõda, ma olen nimetanud seda Samueli sõjaks. Ja see on Samueli sõda, see on esimese Samueli raamatu 7. peatükis. Ja nüüd on niimoodi, et nüüd on olukorrad vahetunud. Nüüd on nii, et Samuel on mõistmas Iisraeli kohut, omab seda vaimulikku positsiooni, aga nüüd on niimoodi, et vilistid tulevad kallale siin selles 7. peatükis. Vilistid alustavad ja kaotavad, kuni lühidalt kokku võtta seda. See on isegi nendel selline, võiks ütelda, nagu usupühade aeg, sellepärast, et ütleme, et eks Iisraeli on vahest ka rünnatud just niimoodi, et kui nendel sabat on käes ja või mingid pühad, et et inimesed on siis teises olukorras, nad ei ole nii võitlusvalmis. Aga siin ei olnud otseselt nagu mingisugune, ütleme, mingi otsene püha, vaid see oli selline meeleparanduse päev. Nad olid kogunenud Mismasse ja ammutasid seal vett ja näiteks 7-6 on räägitud ja valasid seda seal issanda ette ja paastusid sel päeval. Ja ütlesid, et me oleme issanda vastu pattu teinud ja Samuel mõistis kohut seal Iisraeli lastele seal selles paigas. Nüüd oli selline, ütleme, selline palvepastupäev ja nüüd on niimoodi, et vilistid jälle kuulsid sedasi, et see rahvas on ühte paika kogunenud. Ja siis nad leidsid edasi, kuule, nüüd on paras aeg tegelikult neid rünnata. Ja nüüd on selline ohtlik olukord, seda mõisteti üsna varsti, et asi on väga ohtlikuks läinud, vaata, kui me nüüd kõik koos oleme ja rünnak ka tuleb praegusel hetkel. Hakka salb või? Aidake siis, kui on vaja. Ja kui on kedagi vaja veel, et tulge appi teised kõrvalt ja võtame käe alt ja kas või pikali panna. Aidake. Ja sellepärast, et aidake, minge kabineti uks tehke lahti ja tehke nii. Ja sellepärast, ja taevane isa, me palume praegusel hetkel, kui õel on praegusel hetkel nii halb hakanud, tulge, võtke jalgadest ka ja aidake. Päästjad olete olemas meil siin, päästjad tulge appi ja keegi helistaks telefoni ka. Teeme, et keegi helistaks 112 ka. Kellel on? No näed, helistage ikkagi kiirabi ka. Ja taevane isa, me paneme praegusel hetkel Anneli sinu ette ja sa näed, nii nagu me oleme täna rääkinud sedasi, kuidas me elupäevad võivad äkki lõppeda ja nii kui Dimitrit oleme praegusel hetkel meenutanud, aga praegu meie siin, me sõitleme seda surmavaimu. Saagu Anneli päevad täis nii, kui need peavad olema ja isa, me täna me kiidame, ülistame siin. Et me ei ole mitte mingisuguses, kuidas ütelda, mingisuguses teoorias, vaid me oleme praktikas siin selle maailma keskel. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle, et me võime praegu lihtsalt olla siin sinu ees, Jeesuse nimel. Amen. Amen. Aga jätkame usus ja usume, et seal inimesed, kes aitavad ja jätkan järgmise sellise sõja looga, mida nimetasin, et see on Samueli sõda. Asi oli selline, et rahvas oli koos meelt parandamas ja vilistid tulevad tegelikult, siis sellel hetkel tulevad seal ka väga otseselt siis Iisraeli vastu. Siis nad ütlevad, et kuule, Samuel, et ära lakka sina kisendamast meie pärast issanda ja meie Jumala poole, et Jumal päästaks meid vilistide käest. Ja vaata, praegu oli täitsa teine olukord. Esimene kord oli, et võtame ise Jumala kaasa, võtame laeka, lähme teeme ära nendele peksasaideks. Aga teine kord on sedasi, et enam seda meelsust ei ole, laegast ka üldse ei ole enam, eks. See on ka ju tegelikult läinud, eks. Aga nüüd on see selline lugu, et ta samamoodi on, ütleme, see rahvas hädas, aga nüüd nad taipavad sedasi, et kuule vähemalt, et sina palveta, Samuel, ära lakka kisendamist. Ja Samuel võttis siis ühe piima talle, tegi selle täielikuks põletusohvriks ja Samuel kisendas Iisraeli pärast issanda poole. Ja juhtus see, et Jumal sekkus, issand müristas sel päeval valjumürinaga vilistide kohal ja viis nad segadusse. Neid löödi maha Iisraeli ees ja sellepärast on nii, et näete, teine sõda
ja hoopis teine tulemus, tulid vilistid ja juhtus selline lugu, et tegelikult ise said kaotuse osaliseks ja seal oli üks jumala mees, kes oli palvetamas. Ja sellepärast, kallid, nii nagu tegin üleskutset, et sellel suurel reedel oleme palves paastus ja oleme issand ees, et need hädad meie kodadest mööda läheksid, ei tohi lakata kisendamast ja sellepärast on riik meile andnud sellise vaba päeva ja kasutame seda just sellises mõttes, et ka olla issandas palves, et Jumal meid võiks aidata. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et need näited on meile tugevaks tegelikuks eeskujuks. Ja teate, mis juhtus selle järel, kui see võit oli saavutatud? See võit oli selline, et nüüd on nii, et vilistid hakkavad tegelikult kartma issandat kogu Samueli eluaja, sest et issanda käsi oli 13 salm vilistide vastu kogu Samueli eluaja ja rahu oli Iisraelil ka veel emorlastega. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, see üks võit ja see üks jumala mees, kes tegelikult oli oma positsioonis, tagas tegelikult ühte sellist õnnistust. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et samamoodi on õppida, hinnata tegelikult neid, kuidas ütelda, neid juhte, neid jumala mehi ja vaata, kuningatega on niimoodi, et üks kuningas on niimoodi, et on rahukuningas ja teine on sõjakuningas ja need vahetused on vahest niimoodi, et muudavad terve olukorra ära, aga Samuel oli see, kes suutis olla selleks õnnistuseks. Nüüd korraks jätan sõjad sinna paika, aga see on nii väga tähtis tegelikult, ütleme, selline õppetund, ma tahaksin, et me nagu seda mõistaksime ja mitte ainult mõistaksime, et lausa ilmutust selle koha pealt saaksime. Ja see on 1. Samueli 8. peatüki 18. salm. Vaata, siin on üks väga tõsine tegelikult ütlemine öeldud selle koha pealt. Siin Samuel räägib nagu kuninga seadmisest, sest Iisrael hakkas vahepeal kuningat nõudma, et me tahame, nagu kõigil rahvastel on, aga siis ta teeb ühe hoiatuse, et kui meil on kuningas, siis juhtub üks selline asi, et Jumal ei kuule palvet, vaata 18, ja kui te siis kisendate oma kuninga pärast, kelle te enestel olete valinud, siis issand ei vasta teile. Kui teil ühel hetkel on niimoodi, et see valitud kuningas teile ei meeldi, siis issand ütleb, et ise valisite. No seal oli muidugi karmim lugu, sest et vaata, see issand ütleb sedasi, et nad tegelikult vihkavad mind ja sellepärast soovivad kuningat. Vot see oli, ütleme, see kuningas oli nagu, kuidas ütelda, see oli nagu jumala alternatiiv, keda nad valisid. Suur nädal, mida rahvas ütles? Meil ei ole seda kuningat vaja, seda kuningat Jeesust. Meil on keiser, meil on Rooma keiser, kes hakkab varsti kristlase taga kiusama. Meil on see, eks. Ja vaata, see rahvas tegi tegelikult sellel suurel nädalal tegi valiku. Kallid, meie valikute tegemine, ma ütlen, et parem jätta valimata, kui sa ei oska valida. Sellepärast, et sellega võid ikka täiesti ämbrisse astuda, sest et see kuningas meelitab sind ära. Sa lähed, paned hääle, aga sa garanteerid sedasi, et vaata, seda valikut sina enam palves ei muuda. Sest et kui sa sellisel tähtsal päeval tegid otsuse ja panid asja sinna, siis sinul enam seal mingisugust muutusõigust ei ole, siis Jumal ütleb, ja delegeerisid ennast ära ja kuningas teeb, mis tahab sinu nimel. Sellepärast, et sina tegelikult lubasid seda teha. Kallid, meil on siuke kuningas, kes lubab enda nimel kõike paluda. See on ikka suur vahe ja sellepärast saa aru, millist kuningat on tegelikult meile vaja. Aga vaata nende maiste kuningate valimisel ja sellepärast on see niimoodi, et me näeme, kuidas inimesed ka paljud praegusel hetkel kahetsevad, kas või Ameerikas, nagu ütlevad, me tegime 3 korda seda, mida me tegime, aga praegu meile enam see ei meeldi. Aga seda palvet ei kuulda. Seda ei kuulda ka Ukrainas praegusel hetkel, saate sest aru? Kuningas valitseb ja mingid valimisigi ei tule, lihtsalt valitseb. Nad ise ju valisid, nad valisid ja vabadust lubati ja kõik lubasid vabadust ja rahu. Kõik need kuningad, kes on praegusel hetkel tõusnud, kõik lubavad vabadust ja rahu ja läbipaistvust ja õnne ja kõike, mis nad kõik lubavad kokku. Ja siis, kui tuleb asi kätte, siis on see teistpidi. Ja siis juhtub see selline lugu, et Jumal ka enam palvet ei kuule. Ja sellepärast, kallid, me peame nagu seda mõistma ja ma ei tea, meil on praegu niimoodi, et osad valikud, mis on tehtud ja kui tulevad järgmised valikuvõimalused, no siis tõsiselt palud, et Jumal, ma tahaks valida seda, keda sina valid. Ma ei taha mitte lihtsalt sedasi valida, mida siin iganes rahvale pähe tuleb. Ja ma ei taha olla sinuga vastuolus, ma tahan sinu tahtmist leida. Ja tõesti see on nii, et teate, vahest on nii, et ei olegi midagi valida. Nii kui sõna ütleb meile, ma otsisin, aga ma ei leidnud. Ja siis issand aitas iseennast. Ei olegi seda inimest olemas, kelle kaudu saaks. Mõnikord on selline olukord on lihtsalt käes. Ja sellepärast on nii, et väga oluline, ja mõtlen, et see on selline lugu, et ma ütlen, et tõesti, et siin on ilmutust vaja, kes sellest asjast aru saab. Ja sellepärast olgu see nii, et aidaku Jumal, kui saad aru, palu Jumalat, et aita, et ma üldse nagu seda mõtet mõistaksin. Nüüd on nii, lähme järgmise sõja juurde, Sauli sõda
ja see on esimese Samueli 11. peatükk ja 6. salmist olen märkinud, 11 ja seal on niimoodi, et Saul võidab ammonlased. Seal on selline olukord ja sellepärast õpime sellest loost samamoodi ka. Saul oli, ütleme, pisut aega kuningas olnud ja see on 1 kuu ainult. Kui Saul on kuningas olnud, siis juhtub selline lugu, et üks ammonlane Nahas tuleb sinna, siis ütleme, Iisraeli kõrvale ja tuleb üsna ülbelt sinna ja see rahvas natukese nagu kardab seda ammonlast Nahast ja ütleb, kuule, teeme omavahel lepingu kuidagi. See ütleb üsna ülbelt niimoodi, et ma teen teiega lepingu nõnda, et ma pistan teil igal ühel parema silma peast välja ja selliselt teotan kogu Iisraeli. Ütleme, et selline lugu. See rahvas muidugi ehmatab ära, sellepärast, et konkreetne selline ähvardus, vaata, ähvardusi pillutakse praegusel hetkel ka. Riigid ja rahvad saavad niisuguseid ähvardusi, kellel võetakse terve maa ära või mis iganes ja me teeme seda ja osad asjad viitakse täide ja osad jäävad ähvarduse tasemele, need lendab nagu naksti. Aga vaata, nendes ähvardustes on vaja nagu osata käituda ka, mida tehakse. Me näeme sedasi, et Iisraeli omad ei muutu nagu ülbeks, et ei ülbitse seal absoluutselt vastu. Ja siis on niimoodi, et nad ütlevad, et kuule, et Jaabesi mehed, et jätke meid 7 päevaks rahul, et me siis arutame seda asja, et me läheme, läkitame käskjalad kõigisse Iisraeli paigusse ja kui meid ei ole seda, kes meid aitab, et siis me tuleme sinu juurde välja ja et umbes lepime selle teiepoolse ettepanekuga. Okei. Aga nüüd, kui Saul seda kuulis, kuningas, ütleme, Saul oli võitud kuningas, kui ta seda kuulis, siis tegelikult tuli Jumala vaim ta peale ja ta tegelikult võttis selle juhtimise otsa enda kätte. 6. salm, kui Saul neid sõnu kuulis, tuli Jumala vaim võimsasti ta peale ja ta viha süttis põlema. Ta kutsub Iisraeli kokku ja tegelikult lähevad sõtta ja nad võidavad tegelikult need ammonlased. Nad seal järgmisel päeval, 11. salm ütleb niimoodi, kui päev läks palavaks, siis oli nii, et ei jäänud 2 ka kokku nendest ammonlastest, kõik oli tegelikult laiali pekstud. Ja nüüd on niimoodi, et rahvas sellel hetkel märkas, et kuule, sellest kuningast on kasu. Osad olid tegelikult nagu alguses suhtumas Sauli ka niimoodi, et tühja veel niisugust kuningat vaja on. Aga siis sellel hetkel nad leidsid sedasi, et kuule, väga hea, et meil oli juht. Kallid juhid on väga vajalikud. Ja kes on veel Jumala vaimust juhitud ja kes on Jumala vaimu julguses ja kes ei ole mitte mingisuguses ülbuses ja nii nagu seal see ammulane Nahas, kes tuli ja me näeme sedasi, et sellel hetkel hoopis rahvas oli väga rõõmus ja sellepärast, et nendel on kuningas ja sellepärast kiitus Jumalale. Ja Samuel õpetab, see 12 peatükk räägib sellest, et Samuel õpetab, et tegelikult, et teenige Jumalat. Ja et ka kuningas peab seda tegema, et siis teil läheb tegelikult hästi, seda peatükki nagu vaatama ei hakka. Aga et on üks selline, võiks ütelda selline Sauli sõda, mis toob tegelikult võidu. Ja põhimõtteliselt on niimoodi, et kes siis alustasid, võib ütelda, ikkagi see ammulane Nahas tuli sinna oma pakkumisega ja koleda plaaniga ja nüüd on niimoodi, et Iisrael lihtsalt läheb vastu ja tegelikult nad sellel korral saavad võimsa Jumala abi ja saavad ka võidu. Nii et nii ta on. Nüüd, see oli 1 kuu, kui Saul oli olnud kuningas. 13. peatükk on nüüd juba järgmine selline Sauli sõda, mida ta pidama peab. Ja see on siis, kui ta on olnud ühe aasta siis kuningas. Ja näete, oled kuningas ja muudkui need sõjad tulevad. Ja nüüd on niimoodi, et ja Saulil oli, kuidagi enda juures oli 3000 meest, kes olid nagu temaga ja siis tema pojal Joonatanil oli 1000 meest. Ja nad olid eri paikades, üks oli seal Peeteli mägestikus ja teine oli seal Gibeas, ütleme, Joonatan oli Gibeas. Ja nüüd juhtub niimoodi, et Joonatan, Sauli poeg, võtab kätte ja lööb vilistide linnaväge. Ja vaata, kui ta oli seda teinud, ütleme, et see ei olnud nagu, ütleme siis, ma saan aru, Sauliga kokku lepitud, et ta seda rünnakut teeb, aga ta tegi seda. Ja nüüd on niimoodi, et ja siis laskis Saul kogu maal sarve puhuda 13.3 teine osa ja heeblased kuulgu seda. Ja kogu Iisrael kuulis räägitavat, tead, mis jutt see oli? Et Saul oli löönud vilistide linnaväge, ütleme, et lugu läheb ikkagi, Saul oli kuningas, tema nimi läheb alati mängu, kui Iisrael midagi tegi, eks. Ja samuti ka seda, et Iisrael oli vilistidele muutunud vastikuks. Vaata, mis võib ühe rahvaga juhtuda. Me teeme ennast vastikuks.
Iisrael oli muutunud veel listidele vastikuks. Sellepärast, et sellel hetkel oli tegelikult, on see selline lugu, et nad ise praegusel hetkel olid niimoodi, oli ütleme, selline periood ja nüüd Joonatan võttis kätte, et kuule, no ikka anname nendele vilistidele ka praegusel hetkel, eks. No seal oli teatud selline, kuidas ütelda, õigus ka, kui Sauli valiti kuningaks, siis oli ju selline asi, et Sauli ülesandeks oli tegelikult vilistide kaeru täiendada, ütleme see. Aga vaata, see ei ole, kõik ei ole meie käes, et millal ja mida. Me näeme sedasi, et ta seal praegusel hetkel Joonatan niimoodi käitus ja toimub see selline, ütleme, olukord, et rahvas on nüüd suures kimbatuses, sest et ise oli ärritatud, ütleme, viliste sellel hetkel, aga nüüd oli tegelikult suur, sest vilistid võtsid asja tõsiselt. Seda torkimist, mida siis Joonatan oli teinud. Ja juhtus niimoodi, et vilistid kogusid kokku 30 000 sõjameest ja 6000 sõjavankrit. Või kuidas siin on, 30 000 sõjavankrit. Valesti lugesin, 30 000 sõjavankrit ja 6000 ratsanikku ja muud rahvast, nõnda nagu liiva mere ääres. Ja vaata üks Joonatani torkimine ja järgmine hetk on niimoodi, et ääretult suur jõud on nagu vastus. Aga mis siis sellise puhul tehakse? No praegu ka tehakse täpselt nii. Meil ka tehakse nii. Rahvas oli kimbatuses, puges koobastesse, ehitavad punkreid maa alla. No nad läksid isegi kibuvõtsa põõsastesse, kuhugi mujal minna ei olnud, eks, kaljulõhedesse, keldritesse ja kaevudesse. Rahvas oli sellises olukorras. Et ise oleme sellise, asja praegusel hetkel ärritanud, aga nüüd on hirmus suur jõud, mis peale nagu tulemas, mis me nüüd teeme? Ollaksegi hädas. Nüüd nad ootavad tegelikult Samuel ei tule, läheb 7 päeva, läheb mööda. Ja vaata, sellel korral juhtub see, et Saul hakkab lahendama, et kuule, siin on vaja ohvrit tuua. Eks tal oli võib-olla meeles, et ükskord vaata, kui seal, seal on see Samuel seal kisendab ja seal piima talle ohvriks toob ja tead, et ikkagi jumal müristab ja midagi hakkab juhtuma. Aga vaata, Saulil seda õigust ei olnud, et seda ohvritoomist teha. Ja nüüd on niimoodi, et ta tegi selle põletusohvri ja nüüd, kui siis oli ära tehtud, siis tegelikult Samuel tuleb, ütleb, et sa ei oleks seda tohtinud teha. No ta ütleb sedasi, et rahvas hakkas mu juurest laiali valguma. Inimesed hakkasid lihtsalt ära põgenema, keegi ei tahtnud sinna sõtta minna. Sellepärast, et nad ei viitsinud seal keldris ka istuda ja kaevus olla. Ja nad hakkasid lihtsalt laiali minema. Kallid, sellepärast ma mõtlen, et ma täna räägin vanu piiblilugusid, aga tegelikult ma räägin seda, mis praegusel hetkel maailmas toimub. Kui tulevad need sõjad, siis täpselt niimoodi need on, need olukorrad, et inimesed jooksevad siis, kus iganes saavad. Ja sellepärast on niimoodi, et see oli teise maailmasõja ajal, mu oma isa, ütleme, et tahtis ära Rootsi minna, et oli juba koht laevas ja kõik ja viimasel hetkel tead, ema ütleb, et ära mine poeg, tead, eks, ja tõeb oma kastikese sealt ära ja ei lähe sinna. No selle laevaga ei läinud keegi sinna Rootsi, sest see laev läks mini otsa ja kõik uppusid. Aga lihtsalt ema sõnad lihtsalt päästsid sellel hetkel minu isa elu ja mina ka sellepärast siin, ega muidu mind poleks. Ja sellepärast, kallid, nii lihtne see tegelikult see elu ongi, et olla lihtsalt kuulekas. Ja see on vahest on see selline nagu lihtsalt nagu ootamine. Aga ja nüüd on niimoodi, et Saul muidugi tegi suure vea, et ta seda vaimulikku talitust hakkas ise tegema. Ja siis on nii, et nüüd Samuel ütlebki sedasi, et kuule, nüüd on juba Jumal tõstmas uut sinu asemele oma südame järgi meest ja et sinuga on juba asi kehvasti. Ja teate, mis oli veel? Vaata, mis on ka tänapäevane asi on veel, mida siit sellest samast peatükist lugeda on. 13 peatüki 19 salm. Aga Seppa ei leitunud kogu Iisraeli maale, sest vilistid olid öelnud, et heibralased ei teeks mõõka ega piiki. Vaata, see on naaberriikide relvastuse kontroll. See on tüüpiline asi ja seda tehti siis ka. Ja sellel hetkel olid vilistid, kes ütlesid, et kuule, palju ja mis asja tohib nendel, Iisraelil olla. Et nendel ei oleks mõõkasid ega piikisid. Võtta, me tahame niisugust naabrit endale, et kellel neid ei ole. Ja kogu Iisrael pidi minema alla vilistide juurde teritama. Mis asju nad käisid vilistide juures teritamas? Igaüks oma saharauda, kõblast, kirvest ja raudlabidat. Ja vilistid olid niimoodi, et nende sepad ja värgid olid siis, et okei, et me aitame teid ka, aga teil mõõkasid ja piikisid ei ole, aga hea küll, need kõplad võivad teil olla ja kirved ja sest neid teil on vaja. Ja selline, kuidas ütelda, niimoodi ja nad võtsid siis veel ka siis ühesõnaga maksu ka selle pealt. Ja seal on need 1/3 seeklit, ütleme, ja need hinnad, ma ei hakka neid lugema, vahet ei ole, mis nende hindadega oli, aga vaata, selline oli tegelikult elu. Vaata, kuidas on riikide ja rahvaste suhe. Ja tuleb arvestada sedasi, et vahepeal on selline naaber, kes ütleb, kas sul piik võib olla
ütleb, et kuule, kõblas sul võib olla ja ela sellega. ja kogu lugu tead, eks. ja sellepärast me elame sellises maailmas. ma ütlen, et küll on tore piiblit lugeda, ma ei tea, minu meelest need praeguse aja kuningad ei loe seda. tegelikult see peaks olema nende laua peal, õppige ära, tead, mis värk käib, ärge imestage kõikide asjade üle, mis siin selles maailmas toimuvad ja mis ka praegusel hetkel toimuvad. no nii, kiitus Jumalale ta sõna eest. nii et noh, ütleme selline moment oli. ja vaata, ja seda muidugi ütlen sedasi ka, kallid, et me võime ennast tegelikult vastikuks teha. me võime ennast vastikuks teha oma abikaasale, me võime ennast vastikuks teha oma naabrile, oma töökaaslasele ja siis me ütleme, mis viga on, tead, aga vastikuks tegid. kogu lugudes, kogu see viga. ja ära tee vastikuks, ära ründa kuskil. sellepärast, et vaata, see oli see, et ta ründas seda linnaväge ja läks selle esimese hetkega välja ja tekitas need probleemid. ja sellepärast aidaku meid tegelikult Jumal nagu selle koha pealt. nüüd on nii, et see, ma usun, jääb ka meelde, et ei tasu vastikuks teha, ka Eesti rahvana peame seda mõtlema. aga nüüd on üks selline nagu reegliväline sõda. ja nagu ma ütlesin, et osad asjad on nagu natukese reeglivälised ka. see on Joonatani selline võidukas sõda. Joonatan tegi ühe sõja ja ta teeb ühe teise sõja veel ja see on 14. peatükk. ja vaata, see esimene sõda, noh, kuidas ütelda, noh, see lõppeski niimoodi, et kuidas seal on, mul oli see jutustamata, kuidas see lugu lõppes, kui see 30 000 sõjavankrit tulid ja kõik. Nad jagutasid ennast 3 gruppi ja tegelikult oli nii, nad käisid lihtsalt röövimas ja need kõblastega mehed üldse vastus ei olnudki. seal oli, jäi niisugune sõda tuli. et see oli niisugune, pigem oli lihtsalt üks röövimine käis ära ja siis igaüks läks oma paika ja juhtuski nagu sellega lõpp olema. aga nüüd 14. peatükk 1. Samuelist räägib jälle ühte Joonatani sõda. ja seal on niimoodi, et vaata Taavet ei olnud veel Koljati vastu läinud, eks. aga siin, no ütleme, on nagu tunda ühte asja, et vaata see, mingis mõttes on see nii, et isegi Joonatanis elas nagu Taavetit. ütleme, see kõik nagu noh, ütleme, sündis hiljem, noh, need peale Koljatiga võitlemist on see lepingu lugu ja kõik need asjad. aga siin on üks huvitav moment, et vaata, Joonatanis elas midagi sellist samasugust tegelikult ja sellepärast ta sobis Taavetiga nagu kampa, hiljem tegid oma lepingud omavahel ka. aga tema on nüüd seal samamoodi, ta ütleb oma sellele suurele relvakandjale poisile, et kuule, lähme nüüd vilistide juurde. ühel päeval juhtus, et tal niisugune mõte peas, et kuule, läheks jälle nendele vilistidega arve tõiendama. no lähevad kahekesi. ja ta ütles, et mul on niisugune märk. kui vilistid näevad, et me tuleme ja kui nad ütlevad, et tulge siia meie juurde üles, siis on vilistid meie käes. kui nad ütlevad, et seiske seal ja nad ise tulevad, siis on meil läbi. no Joonatanil oli selline teadmine, et kuidas märgid on. Nad hakkavad minema, vilistid jälle vaatavad, ohoh, et tulevad ühed seal, et on oma urgudest välja pugenud praegusel hetkel ja hakkavad nüüd tulema, tead need paar meest siin ja et tulge nüüd siia meie juurde. ja siis noh, näe, heebrelased tulevad välja aukudest, kuhu nad on pugenud. noh, lihtsalt naeravad need vilistid seal. ja siis nad ütlesid, valvemeeskonna omad, vilistide omad ütlevad, et tulge siia üles meie juurde, siis me teid alles õpetame. ja Joonatan ronis üles käte ja jalgadega ja siis on niisugune lahing, et vilistid langevad ja see samuti see relvakandja seal samamoodi talle on abiks ja nii, et nad teevad kahekesi suurt kaotust vilistidel sellel hetkel. ja Jumal nagu seda lubas. aga teate, siin on niimoodi, et vaata, kus koha peal on see salm, ma tahaksin seda kohta üles leida, sest et vaata, tal oli üks selline 6. salm, 14.6. Joonatan ütles poisile, vaata, siin oli üks see põhimõte, mis ta ütles. tule, lähme nende ümberlõikamatute valvemeeskonna juurde. kuidas Taavet läks? no see Koljat, see ümberlõikamatu, pilkab siin meie Jumalat, tead. mina lähen, issanda nimel. ja ma lähen võidan. ja Taavet seda tegi ka. ja samamoodi me näeme, et see üks selline motiiv, ta nägi sedasi, et me oleme see rahvas, kes me oleme Jumalaga lepingus. ja praegusel hetkel, et need ümberlõikamatud ja me praegusel hetkel lihtsalt käitume lihtsalt usus ja läheme ja nad võitsid. nüüd on niimoodi, et tegelikult tekib hirm Jumala ees ja üldse Iisraeli ees nagu sellisel hetkel. ja sest, et see on samuti, et vaata, 15 salm, siis tekkis hirm leeris seal, ütleme, seal vilistide hulgas ja väljal ning kogu rahval, valvemeeskonnal, hävitusalgad lõdisesid samuti.
maa värises ja tekkis hirm Jumala ees. vaata, Jumal ka sekkus sellel korral, nii et maavärina asjaga ka. Eks piibel räägib sedasi, et maavärinaga sekkumised tulevad veel. aga sellel korral oli täpselt seesama. ja nüüd on niimoodi, et Saul kutsub ka siis oma rahva appi ja seal läheb veel, ühesõnaga tehakse üsna selline suur tegelikult siis ka kaotus, sellel hetkel tehakse siis ka nendele vilistidele Iisraeli poolt. ja nüüd on nii, et see oli, ma ütlen, et see reegliväline oli see, et Joonatan alustas. aga teate, saate aru, et need reeglivärised asjad, vahest neid võib tegelikult, kui Jumal on nende asjade taga. ja nüüd on nii, et seal juhtus veel selliseid asju, 21 salm sellest 14. peatükis ütleb sedasi, et oli ka ületulijaid, oli Heebrea mehi, kes elasid vilistide hulgas ja need tulid tegelikult ja liitusid Iisraeli lastega ja tulid nagu üle sellel hetkel lihtsalt, kui see sõjaolukord selliselt oli, et kõiki neid ületulekuid ja asju ka juhtub sellisel hetkel. Ja vaata, siis on üks asi, mis oleks kuningatel õppida, et pidage suud. Tead, targad kuningad on need, kes vähe räägivad. Ja rumalasti teevad need, kes palju räägivad. Vaata, nüüd oli selline võidukas päev, Saul vaatas sedasi, et juba vilistid saavad ja Saulil tuleb ka niisugune, et ka nagu mees olla, midagi ütelda ja siis ta teeb tegelikult ühe ütlemise ja ma olen 23 salm siit veel, et nõnda aitas issand sel päeval Iisraeli ja taplus kandus teisele poole Bedavenit. Ja kuigi Iisraeli mehed olid sel päeval väga vaevatud, ometi vannutas Saul rahvast öeldes, neetud olgu mees, kes sööb leiba enne õhtut, enne kui ma olen kätte maksnud oma vaenlastele ja kogu rahvas ei maitsnud leiba. Ja vaata, siin oli lihtsalt Saul lihtsalt tegi ühe needmise. Ja vaata, osad on pilluvad igasugu ütlemisi, et see sellepärast ja teine asi teise pärast ja et kuuled neid asju ja mõtled, hoppikene, mis asja teil peas kogu aeg on, et igasugu asju räägite. Aga me näeme, et kuningatel vaata sellistel, võiks ütelda teatud mõttes niisugusel eufooria hetketel, sealt lendab ka igasugu asju. Oli siis nüüd vaja sellel lahingupäeval ütelda, et me nüüd näljastena siin sõdime, et me sööma ei hakka. Ütles selle ära, rahvas kartis, kuule, needus pandi kuninga poolt meile peale, et kui kõigi sööb. Ega nad natuke rikkusid ka, vahepeal, kui nad seal loomi said, siis nad veristasid ja nii, et ei jõudnud see verigi välja joosta, sõit koos verega ja seal on isegi huvitav lugu, et Saul ehitab oma esimese altari ja aga teate, mis lugu oli? Siis on see selline, et hakkab üks selline lugu, et teate, mis Saul ühel hetkel taipas, et Jumal ei räägi temaga. Ja siin on niimoodi, et ta tegi selle altari ja tahtis nagu Jumalaga suhelda ja tahtis küsida, et kas ma pean minema vilistel järgi ja kas annad nad Iisraeli kätte, 37 salm. Aga issand ei vastanud temale sel päeval. Ja teate, sa sai aru, et midagi on valesti. Ja teate, mis hakkab uurimine? Aga kes on pattu teinud? Isegi juttu nendest, kes seal koos verega seal sõid midagi, nendest juttu. Ja tegelikult Liisu kaudu tuleb välja sedasi, et Joonatan oli seal kepi torganud mee sisse ja võtnud pisut mett ja ta silmad olid särama läinud, kui ta seda mett sõi ja tead, niisugune huvitav lugu on seal, eks, kui te loete seda. Ja ta oli söönud seda, aga Saul ütles, et olgu või oma poeg, kui on ta söönud, maha ta löön. Rahvas päästis tegelikult tookord ära, aga siit on kallid meil õppida, vaata nendes sõdades ja värkides, hoidke suud juhid, palvetage juhtide pärast, et nad igasugu asju ei räägiks. Ja olgu see meile ka peredes, et me igasugu asju ei räägiks. Et me ütleme, et nüüd on nii ja nüüd on alati ja nüüd on kõik ja tead, ja nii mehed kui naised, pidage oma suud tead tegelikult, sellepärast, et ei ole vaja rääkida igasuguseid sõnu, sest et see teeb asjad väga keeruliseks. Ja ütleme, et see asi nagu lahenes nagu selliselt ära, sest rahvas päästis sellel hetkel, ütleme, Joonatani elu ja lihtsalt lugu lihtsalt lõppes nagu sellisel moel. Nii, ja 100 võib-olla ma ei tea, palju jõuan, natukene ütlen või teen lõpu kiirelt. Esimese Samueli 15 on sõda Amalekide vastu. Ja see on nüüd, kuidas ütelda, see on üks selline sõda, mida Jumal kutsub üles, et Saul peab tegema. Ja tema käsk oli sedasi, et kaotada Amalekide mälestus taevalt, see oli üks 200 aastat tagasi lugu, ütleme, et kui Iisrael tuleb ja seal on, ütleme, need, kui Amalekid lõid neid väsinuid maha ja hiljuti olen nendest asjadest rääkinud, ma usun, et osad taipavad seda mõtet, mis siin on. Ja nüüd on niimoodi, et Saulile antakse käsk, et sa pead Amaleki rahvad kõik hävitama ja ütleme, ei tohi varandust ka võtta, lihtsalt hävitad seda kohe ära. Saul ikkagi võtab sealt paremat saaki ja jätab kuninga elama. Ja lõpuks, ütleme, eksib sellega Jumala ees, Samuel muidugi tapab selle Agagi ka, ta teeb see nagu selle asja ära, aga Saul oli tegelikult kaotanud oma täieliku positsiooni
selle mittekuulekuse tõttu. Sest et see oli tema ülesanne, kui teda kuningaks üldse võiti. See on 1. Samueli 9:16 ja sellepärast on, kallid, väga tähtis on meeles pidada, kui sa said päästetud ja võib-olla milliseid sõnu sulle profeteeriti või räägiti, et vaata, neid ei tohi nagu ära unustada, neid asju. Ja siin, kui Saul saab kuningaks võitud ja sellel hetkel on selline sõnum, 9:16. Homme sel ajal läkitan ma sinu juurde mehe Benjamini maalt. Võia ta vürstiks mu rahvale Iisraelile. Tema peab mu rahva päästma vilistide käest ja sellepärast on niimoodi, et vaata, siin oli see vilistide võitlus ja kõik need asjad, tal olid need sõjaülesanded antud. Ja nüüd on niimoodi, et me näeme sedasi, et kui issand annab ülesandeid, ta ei tee seda ja otse kui nõiduse patt ja tegelikult on niimoodi, jääb ilma jumala vaimust, jääb ilma, võiks ütelda, sellest juhtimist ja väga raskelt on öeldud sedasi, et nüüd, kui sa lasid minema selle Amaleki kuninga, nüüd olid ise ta asemel ja me teame, et Saul oli väga kitsas olukorras tegelikult, väga tusane ja paha. Järgmised sõjad, kui ütelda sedasi, kus enam jumala vaimu ei ole, on see 1. Samueli 17, ma usun, et see on kõige rohkem tuntud, kui Taavet ja Koljat võitlevad, võib-olla kõige rohkem multikaid ja värke nagu tehtud sellest, eks. Ja seal on selline lugu, et Iisrael kardab seda Koljatit, värisevad seal vilistide ees, nad ei julge keegi sõtta minna. Taavet tuleb sinna, ütleb, et kuule, kes see ümberlõikamatu on ja läheb ja võidab selle oma lingukiviga, nagu seda lugu me teame. Aga näete, jumala vaim oli juba Taaveti peal ja tegelikult see ots oli tegelikult Taaveti kätte jõudnud. Ja nüüd on nii, et ühesõnaga tuleb võit ja tuleb juba tegelikult Taaveti läbi. No siis tulebki üks selline periood, et kus on niimoodi, et Taavetile lauldakse 10 000 ja Saulile 1000. Saulile see väga ei meeldi, eks seal ongi sellised probleemid. Ja ütleme, et kui nüüd neid Sauli sõdasid mõelda, siis on lõpp on see, et 1. Samueli 31 vilistid sõdivad siis selle Iisraeli vastu ja selles sõjas saavad surma Sauli pojad ja samuti Saul siis kukutab ennast ise mõõga otsa, et toimub nagu selline väga kurb nagu lõpp ka, ütleme nagu just ka Sauli jaoks. Ja sest, et ta oli nii palju juba küll nõidade juurde ja kõike, mida ta oli teinud, valesid asju oli teinud, et selline lõpp oli. Ja kallid, vaata, see on selline lugu tegelikult, vaata nendest sõdadest õppida, et selles on jumalal väga täpne arvepidamine. See on nii täpne arvepidamine, kes midagi teeb, kes midagi kuskilt võtab, võis võtta või võin võtta või kas pidi hävitama või pidanud hävitama või tead, kõik oli niimoodi, et kõik oli räägitud, kõik oli juhitud ja sellepärast on see niimoodi, et ja jumal on ka nendes olukordades on tegelikult on väga, väga õiglane, mis iganes on. Ja sellepärast ma olen saanud nagu tänaseks sellel palmipuude pühal, kus on Jeesus meie nagu rahukuningas, kes peaks rahu tooma. Tead, ma usun sedasi, et kui me natukese võtame siit niisuguseid kokkuvõtteid, siis me saame tegelikult olla need rahu tegijad, rahu tuua. Ise ei alusta, vastikuks ei tee, ei käi teisi torkimas. Ütleme, et paljud asjad on niimoodi nagu mõistlikult. Ja kui teised halvasti räägivad, räägime mõistlikult vastu. Ei kaota nagu tegelikult seda, ütleme oma sellist sisemist väärikust ja asja, vaid et käitume ikka väärikalt, ilusasti. Ei räägi alandavaid sõnu, ei sõima, ei lasku mingisuguse tasemele. Tead, see on võidu tagatis tegelikult. Ja sellepärast meil on õppida oma issandast. Tead, täielik rünnak, mis on tema vastu. Ja ta on ristil ka, ta palvetab tegelikult nende inimeste eest. Ja sellepärast on see kallid niimoodi, et ei oska täna rohkem ütelda selle juures, sest et tunnen sedasi, et olen ära teinud need sõjad praegusel hetkel nii kaugel, kui jõudsin. Ja tehku ise püha vaim meile seda tööd, mida meile on tarvis, mis on meile rahuks, mis on meie maale ja rahvale rahuks tarvis. Amen. Tõuseme. Taevane isa, me täname sind, et võime praegu lihtsalt olla sinu ees ja paluda, et kallis püha vaim, jätka sina sellel suurel nädalal meile lihtsalt näitamast, mis meile läheb rahuks tarviks. Isa, me palume seda, et oskaksime andestada seal, kus on vaja andestada, oskaksime andeks paluda seal, kus on vaja andeks paluda, oskaksime leppida, nii nagu Jumal su sõna kõike seda õpetab, kuidas me sinu sõna järgi peame elama ja sellepärast, isa, aita meid, et see nädal võiks olla üks suure õnnistuse nädal meile, kes me oleme sinu omad. Me saaksime suuri ilmutusi sinu käest, sinu sõna meile avaneks, et me mõistaksime ja näeksime tegelikult, kuidas sina, Jumal, oled läbi aegade tegutsemas siin selles maailmas. Ja kui me oleme sellisel kuningate sõttamineku perioodil, mis on praegu see aasta 26 ka paratamatult nagu meile, siis isa, me täname sind,
et me võime sinu sõnast õppida. issand Sebot, sina vägede issand, sina juhid tegelikult kõike ja sellepärast, isa, me täname sind, et me tohime sinu juurde kippuda, sinu kaitsevarju alla tulla ja sinu juhtimisel tegelikult soovida elada, isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle Jeesuse nimel, aamen.